Mina olen väljaõppinud hüpnoositerapeut ja tegelenud siin enesearenguga nii kvanthüppemaailmas, uurinud energiaid, universumit ja universumi seadust. Ja ma väga tahaksin teile kõigile rääkida sõnast ja sõna jõust ja sellest, kuidas tegelikkuses see, milliseid sõnu me oma igapäevaelus kasutame, on nagu määravad selle koha pealt, kuidas meie elu jookseb. Mulle hullult meeldib see väljend, et see, kes me oleme täna siin ja nüüd ja praegu, on tegelikkuses peegeldust meist, mida me rääkisime eile ja nagu minevikus ja see, kes me oleme põhimõtteliselt homme, on siis nagu peegeldus sellest, milliseid sõnu me kasutame oma elu väljendusel igapäevaelus siis meie tänasest. Ehk siis sõnal on jõud ja sõna on see, mis on kirjeldav ja jätab igasugused pildid meie ajule ja meie aju siis hakkab looma seda reaalsust, mida me oma sõnadega väljendame. Et kui sa nagu rahulikult mõtled, siis kui sa kirjeldad oma igapäevaelu, et issand, see on nii nõme ja see on nii rõve ja issand, kui hull kõik on, siis tegelikkuses su reaalsus hakkabki nagu liikuma selles suunas, et sa saadki nõmedaid asju, sul tulevadki igasugused probleemid. Kui sa nagu igapäevaselt kinnitad, et sa oledki üks hädapätakas ja saamatu, siis nagu reaalselt järjest hullemaks asi läheb, kuidagi järjest rohkem ja rohkem sa hakkad saama situatsioone ja olukordi, kus kõik on nagu pask. Et vabandage minu väljenduse eest ja sõnavaliku puhul, aga nii ta on. Et olen seda oma eluski väga tugevalt kogenud, et kui ma olen madalseisudes ja mulle tundub, et mul ongi ainult üks probleem teise otsas ja ma olengi nagu väga masendunud olukorras ja ma nagu siin kõikidele oma sõpradele ja tuttavatele räägin, kui jube ja nõme ja rõve kõik on, siis kuidagi see ainult süveneb. Samal ajal, kui ma olen oma positiivsetes olekutes, kus ma nagu iseennast kiidan ja iseendale kinnitan, et kõik on väga ilus ja tore ja kui ma väldin teiste tagarääkimist ja enda elu sajatamist ja oma probleemide nagu kordamist eksootilisel viisil, siis mu elu kuidagi nagu läheb alati paremasse joonde ja positiivsemasse joonde. Kui ma ikkagi kirjeldan seda, et ma olen edukas ja ma olen rikas, siis kuidagi ma tunnen ennast palju edukamalt ja rikkalt ja kui ma hakkan jälgima, mis mu elus juhtub, siis minu ellu tuleb nagu väga palju selliseid positiivseid asju nagu, et kuidagi asjad hakkavad liikuma ja kõik nagu lähebki paremas suunas ja ideaalsemas suunas. Sest see on lihtsalt meie ajutöö anda meile seda ja teha seda, mida ta arvab, et me tahame, et ta teeks. Aga kui me nagu siin tuttavatega kokku põrgates kogu aeg ainult räägime, kui sitt ja pask kõik on, siis nagu reaalselt hakkabki meile elu seda rohkem nagu kätte andma, just seda paha poolt või negatiivset poolt, sest me nagu manifesteerime seda enda ellu läbi nende sõnade nagu ja ka kogu meie olemus, sest me võime teha siin ühe väga huvitava ja lihtsa testi nagu, sest naljakas on see, et nagu tegelikult meie aju ei tea, kas see, mis sa talle räägid, on õige või vale. Ja lisaks sellele ta nagu tegelikkuses ei lähtu sellest, et
et ainult teised peavad meile positiivseid sõnu ja kiidusõnu ütlema, et tegelikkuses neid nagu aju tegelikult üldse ei huvita, millisest allikast need sõnad tulevad. Et iseennast kiites ja positiivsete sõnadega üle ujutades, siis tegelikkuses ei pea olema see väline näitaja, vaid see peab sisemine näitaja olema ja tegelikkuses väga pikalt ja laialt võiks rääkida sõnajõust kui sellisest, sest tegelikkuses tihtipeale inimesed, kes on depressioonis, nende üks põhiprobleem ongi need kriitilised sõnad, mida nad ütlevad iseendale. Ja meie edu sõltub vägagi palju tegelikkuses just sellest, kuidas me räägime iseendaga ja mida me iseendast arvame. Et kui me nüüd teeme niisuguse pisikese katse, paneme sõrmedes, teeme niisugused ringid ja paneme sõrmed kokku ja kui me ütleme iseendale midagi negatiivset, näiteks kas või valetame nagu iseendale. Minu nimi on küll Kaja, aga ma ütlen, et minu nimi on Marta ja siis ma üritan nagu neid sõrmi lahti ringis tõmmata. Mina olen Marta, mina olen Marta. Siis tegelikkuses need sõrmed ei jõua koos hoida, siis ring läheb lahti. Aga kui ma nagu ütlen nagu seda, mis on tõsi ja mis on positiivne, et mina olen Kaja, mis on mu nimi tegelikult on, mina olen Kaja, siis minu sõrmseos jääb palju tugevamaks. Noh, see on niisugune labane näide. Me võime katsetada midagi muud näiteks, et ma ütlen endale, et ma olen tugev, ma olen hästi tugev, ma olen füüsiliselt tugev ja hoiame seda seost, siis see sõrmseos ei tule lahti. Ma olen tugev. Proovime koos minuga. Ma olen tugev, ma olen hästi tugev. Proovi sõrmi lahti tõmmata, nad ei tule lahti. Nüüd võtame teise lause. Ma olen nõrk, ma olen nii nõrk, ma ei suuda midagi teha, ma olen saamatu. Vaata, su sõrmed ei jää kinni, sa ei jõua seda hoiakut hoida. Sõrmed libisevad lahti. Mis näitab tegelikkuses seda, milline jõud on sõnal. Te võite katsetada kõik seda ise, kasutades kas või teisi sõnu, mingeid teisi fraase. Seda, ma olen tubli, ma olen edukas, proovi lahti tõmmata. Nüüd kasuta seda negatiivset poolt, ma olen nii saamatu, ma ei saa millegagi hakkama, ma olen nii nõrk, ma olen saamatu, ma olen mõttetu. Vaata, mis su sõrmed teevad, nad ei hoia kinni. Ja see näitab tegelikkuses seda sõna kui sellise jõudu ise. Et kui sa tahad nagu, et su elu läheb paremaks, siis ja sa nagu saad oma elus saavutada palju rohkem just sellega, et sa vaatad üle oma sõnavara, mida sa kasutad iseendaga rääkides. Ja ma tean, te kõik ütlete, et see ei ole üldse nii lihtne. Ma tean, ma olen seda kõik ise ju teinud, et kui te arvate, et mul nagu lõpuni see veel välja tuleb, siis eksite. Mina olen nagu selle nimel kõvasti tööd teinud ja teen jätkuvalt, et jälgida just seda, kuidas ma iseendaga räägin ja mida ma iseendale räägin. Milliseid sõnu ma kasutan, ja järjest rohkem ma muidugi märkan ka seda, et kui mul on need madalseisud ja ma lähen iseendaga negatiivsesse juttu, siis mul elul läheb natukene allamäge, mitte natuke, teinekord ka päris tugevalt, et aga need hetked, kui ma nagu ennast uuesti leian ja suudan oma sõnavara jälgima hakata tugevalt, siis tegelikkuses hakkavad asjad ka paremini minema ja korduvalt paremini minema ja kordades paremini minema. Siis jah, kõige baasiks ikkagi ma pakuks, et ongi meie ise ja meie valik, mida me iseendale räägime ja kuidas me iseendaga räägime. Et see võib nii mõnigi kord kõlada lihtsalt klišee, et räägi oma elu paremaks. Aga seal on tugevam tõde all, kui tegelikkuses justkui arvata oskaks. Et sõnal on jõud. Ja see, mida sa iseendale ütled, on see kõige tugevama mõjuga.
Sest tihtipeale me otsimegi seda kiitust ja seda push-up'i, noh, see on nüüd ingliskeelne väljend, eks ole, et me otsime kedagi, kes meid tõstaks ja kätel kannaks ja paneks meid tundma erilisena. Siis tegelikkuses kõige olulisem on ikkagi see, kuidas sa iseennast tundma paned, kuidas sa iseenda sees ennast tunned. Ja seda, kuidas sa iseenda sees tunned, ongi nüüd tegelikkuses see koht, mida sa iseendale räägid. Et kui sa ikkagi kogu aeg ennast negatiivselt üles peksad, siis tegelikult olgem ausad, su elu lähebki allamäge. Aga kui sa iseennast ikkagi positiivselt häälestad ja iseendaga positiivselt räägid ja võimalikult palju iseennast kiidad ja ehk siis seda omaenda väärtust tõstad sellega, sest mitte keegi seda teine tõsta ei saa, ükskõik kui palju ta mulle selle koha pealt vastu vaielda ei taha, siis meie elu hakkab paremini minema. See on nüüd üks teema, millest ma võikski rääkima jääda. Aga ma arvan, et esimese kokkuvõtte ma teekski siin. Ma võin seda teiega teha eraviisiliselt. Siin YouTube'i video all on olemas kõik mu andmed, kus on võimalik teil minuga ühendust võtta, kui teid huvitab see, kuidas hüpnoosis ja hüpnoosiga oma elu kiiremini paremaks muuta. Või tahate te lihtsalt pikemalt vestelda selle koha peal, kuidas oma sõnu valides oma tulevikku ja elu paremaks muuta. Tervitan teid kõiki siit ja peatse kohtumiseni.